Raamat Minu Keenia on tegelikult juba mõnda aega lugemiseks täiesti saadaval. Raamatu autor Janika Tamm on praegu Eestis käimas, aga muidu sa vist varsti jälle sõidad minema. Niimoodi arvasin ma ise ka, sõbrad ka, aga nädal aega tagasi pakuti mulle tööd ja läksin tööle MTÜ Mondosse 1,5 aastaks. Nii et jääd siia nüüd mõneks ajaks? Jah. Natukene raske on heaolu ühiskonnas seda raamatut lugeda, mis sa oled kirjutanud. Kipub ikka piinlik olema natukene oma elu ja murede pärast. Ja mul tihti küsitakse, et kas sul ei tekkinud seal masendust ja üldine arvamus on see, et kui ma sinna läheks, siis ma nutaks 6 aega lihtsalt selle vaesuse pärast, mida ma seal näen. Aga tegelikult on need erinevad kontekstid, et kui Eestis me olemegi sellises nii-öelda heaolu ühiskonnas siiski, siis Keenias seal Shianda külas kõik elavadki niimoodi, nagu ma seal kirjutan ja sellega harjub üsna ruttu ära. See hakkab tunduma nii-öelda normaalne ja kui tagasi tulla Eesti, siis 6 ajaga tundub siin jälle see ühiskond tavaline. Ka mul endal on üsna raske panna. Eestis olles tunduvad Keenias läbi elatud ja kogetud lood teistsugused, kui need Keenias tunduvad. Probleemid ka kaugemal? Nad just mitte ei tundu kaugemad, vaid nad tunduvad valusamad. Kui Keenias on neid lugusid hästi palju, kurbi lugusid siis, ja kui ma Eestis olles tagasi mõtlen, siis nad tunduvad valusamad kui seal olles. No ma arvan, kuigi sa sellest otseselt ei kirjutanud, et kui oleksid sa läinud Keeniasse teistsuguste mõtetega, võib-olla elanud hoopis mõnes suuremas linnas ja puutunud kokku hoopis teistsuguste inimestega, oleksid sa võinud kirjutada ka hoopis teistsuguse raamatu ja panna ikkagi pealkirjaks Minu Keenia. Jah, seda kindlasti. Aga mina läksingi otsima võimalikult erinevat kogemust sellest, mis ma Eestis olen näinud. Kuid näiteks elab seal eestlane Kadri Ayal, elab Nairobis. Tema ütleski, et tema luges mu raamatut ja et tema Keenia on väga teistsugune. Tema elab Nairobis, suurlinnas, arvatavasti käib läbi pigem keskklassiga. Kui võrrelda nüüd minu ja tema kogemust, siis kui mina aitasin geenlasi, siis ta ütles, et tema kogemuse puhul pigem geenlased aitavad teda. Inimesed, kellest sina kirjutad raamatus, valdavalt on maapiirkondadest, isegi päris metsainimesi nii-öelda, või hõimupiirkondades inimesi, kes valget inimest, võib-olla tänasel päeval juba olid näinud, aga vähemalt ei näe nad teda väga tihti, kes on enamasti ikkagi vaesed, kellel on raske koolis käia lastel ja nii edasi. Need on nüüd need inimesed, keda sinu raamatust leiab. Põhiliselt küll, kuna ma elasin enamasti Shianda külas ja siis käisin külas ka Pokoti kõrbealadel, siis külades ja kõrbealadel enamasti inimestel läheb halvemini. Linnades on ka slumme näiteks Nairobis, aga seal on rohkem inimesi, kes on haritumad ja kellel on parem sissetulek. Mul tekkis ka selline küsimus, et kas see, et neil inimestel läheb halvemini, on see nagu üldine seisukoht, et nad ise arvavad ka, et neil läheb halvemini või on see ainult nii-öelda nagu väljaspoolt tuli ja pilk, kes on harjunud teistsuguste elutingimustega? Kõrbealadel ja nad ei arva, et neil halvemini läheb. Ja tegelikult ka mina ei arva seda, sest kui ma käisin seal, siis seal olid kõige elurõõmsamad inimesed ja eluga rahulolevamad inimesed, keda mina olen näinud nii Keenias kui maailmas. Nemad ei tahagi saata näiteks oma lapsi kooli, suurem osa neist, sest nad on karjakasvatajad. Nad tahavadki, et nende lastest saaks ka karjakasvatajad ja seal on traditsioonid väga tugevad, mis väljendub nii riietuses, igasugustes seremooniates, mis nad korraldavad, kui ka ellu suhtumises. Näiteks raha nad nii-öelda ei tunnista, nende poolest võiks raha olemata olla. Nad kasutavad kitsi ja nad on öelnud, et nende pangakonto väljavõtte on nende kitsede arv. Selle pealt vaadatakse, kui rikas sa oled. Aga siis seal Shianda külas, kus ma vabatahtlik olen töötanud, seal kõik lapsed, keda ma olen kohanud, tahavad kooli minna, sest nad usuvad, et see on tee parema eluni. Paljudele neist ei ole see siiski võimalik. Vanemad ei saa seda lubada ja paljud ei pea seda vajalikuks. Ja paljudel ei olegi vanemaid. Hästi palju oled sa kirjutanud minu meelest ka naistest, kuidas nemad asetsevad ühiskonnas. Juba alguses, kui ma Estriga, kellega me lõpuks koos selle organisatsiooni algatasime, kui ma temaga rääkisin, siis juba ta alguses väljendas mulle enda pettumust naise positsiooni suhtes Keenia ühiskonnas ja mida vähem on naisel haridust, seda vähem on tal ka õigusi. Tema ise oli suhteliselt haritud naine. Ja ta oli käinud kolledžis, aga siiski, kuna tööd leida, ülikooli haridusega on juba lihtsam, aga kolledži haridusega, kuna see on väga palju kolledžeid ja kursuseid ja üsna paljud inimesed ka sinna saavad minna, siis on raskem. Ja tema
ütleski mulle, et kuna tal ei ole tutvusi, sest ta on külast pärit ja tal ei ole raha, et altkäemaksu maksta, siis ta oli otsinud kuude kaupa tööd ja ta ei olnud mitte midagi saanud. Ja seega ka tema olukord tegelikult oli üsna halb, sellepärast et Keenia külaühiskonnas, kui sa oled naine, sa oled lõpetanud haridustee ja oled kodus, siis ainus tunnustatav käitumisviis on siis abielluda. Kui sa oled juba mõned kuud kodus, on see surve ikka väga suur. Mis organisatsiooni te asutasite ja kuidas sellel tänasel päeval läheb? Me asutasime VFOK organisatsiooni 2009. aastal ja kuigi algus oli väga raske, seda suurem oli mu üllatus, kui ma läksin tagasi aasta hiljem ja avastasin, et Ester oli siis väga head tööd teinud ja see organisatsioon oli tõesti väga toimivaks muutunud. Hetkel on seal nimekirjas kuskil 30 naistegruppi, aktiivsed on 15 ja pidevalt käivad tegevused, seal on naistegruppidel on juhtkonnad, organisatsioonil on juhtkond, kirjutatakse projekte, tehakse koolitusi ja naistegruppide liidrid on väga vastutustundlikud, sellepärast et mitte keegi sealt organisatsioonist ei saa palka, isegi sõidukulusid tihti ei kaeta. Seega see, et kui ma kutsun nad kokku ja nad tõesti kõnnivad selle 10 kilomeetrit kaugemalt tulijad, et tulla sellele kohtumisele, et ma väga austan seda. Just sellepärast see on niimoodi toimima saanud, et algatusinitsiatiiv tuli Keenia poolt. Mina lihtsalt aitasin neid. Praegu see koostöö, mis toimub Mondo, Eesti organisatsiooni ja VFOK vahel, seal on siis see rahade jaotus selline, et sellest summast, mis kogutakse, 5% sellest üldsummast läheb siis organisatsiooni toimimiseks, aga selle sees on ka näiteks mootorrattasõit sinna kooli, kuhu on vaja see kooli varustus kohale viia. Millega veel tegeletakse? Kui on meil HIV-ennetus, siis lastele toetajate leidmine. Üks väga oluline osa on naistegruppidel endal. Nemad teevad oma väikseid projekte, näiteks iga naine annab 0,5 eurot, siis kogutakse see raha kokku sealt grupi pealt, minnakse, ostetakse nii palju kanu, kui on võimalik selle summa eest, ja siis hakatakse müüma mune vastavalt kokkuleppele, kas siis kõik saavad kõigepealt oma 0,5 eurot tagasi või see oli siis annetus, aga siis see summa, mis sealt tuleb, selle pealt naised ise toetavad oma gruppi. Näiteks kui kellelgi ei ole süüa või kellegi laps ei saa kooli minna, sest tal ei ole pastakat, et sellised asjad ostetakse siis selle raha eest. Kas sinu südames on Keenia edasi niivõrd tugevalt, et kuigi sa praegu oled siin, leiad tee sinna uuesti? Kindlasti. Ma olen 4 korda Keenias käinud. Kui ma pärast esimest korda ütlesin, et arvatavasti ma enam kunagi tagasi ei tule, pärast teist korda ma ütlesin, et ma enam tagasi ei tule, sest ma olin nii väsinud lõpus ja stressis sellest. Siis pärast 3. korda ma ütlesin, et keda ma petan, et varsti ma olen tagasi. Keenia on minu jaoks mitte teine kodu, aga mul ei ole vaja põhjust, et sinna minna. Mul on juba see nii palju sõpru ja tegevusi, et kui ma sinna lähen, siis tegevust jagub. Lugejatega kohtumisel oletavasti seisab sul veel ees, aga kohtudes nüüd Linnaraamatukogus raamatulugejatega, mis sinu sõnum siis neil on, lihtsalt tutvustada oma Keeniat või midagi veel? Mul on plaanis, et ma kogun nii palju pilte ja videosid kokku, kui mul on nende raamatutegelaste kohta, et mis on neist edasi saanud. Mul on ka mõned uued lood ja muidugi ma tahaks, et palju küsimusi esitatakse, et mulle alati küsimused meeldivad. Nii et tuleb selline piltide ja videote näitamise õhtu. Ja küsimuste. Ja küsimuste.